Hea meel on sinuga täna siin olla, Tiina Mall. Ja no, see on ju lihtsalt uskumatu selles mõttes, et kui me seda kõike tegime, seda lossikooli, siis oli maailm nii noor ja ju üldse ei mõelnud ju, mis sellest saab, lihtsalt tegime. Et nüüd tagantjärgi tundub jah, et sai ikka päris palju asju ära tehtud koos. Tol ajal ei saanud aru. Üks asi, mis ma mõtlesingi küsida, on see, et kui sina ja teised, kellega te koos siin alustasite, kui te hakkasite pihta, kas teil oli ettekujutus või aimdus, mis sellest kõigest välja kasvab? No ei olnud. Ma siia tulles ka veel täna mõtlesin, et no mul ei olnud ju mingisugust nagu muuseumi pedagoogikaharidust. Et ma olin tõesti ülikoolis teinud ära õpetaja, paberid nii-öelda, käinud praktikal paar tundi, aga see oli kõik. Ja no ma ikka olen nagu täiesti looduslaps selles valdkonnas, aga no ilmselt ikkagi aitab elus see, kui sa nagu tunnetad, et mis on õige, teed nagu nii, nagu süda õigeks peab. Ja no oma lapsed olid ka väiksed, et muidugi see aitas. Siin on praegu slaididena esiteks üks varasemaid selliseid reklaamvoldikuid Kadrioru kunstimuuseumi haridusprogrammide jaoks. Et seal on toredasti lahti ka seletatud, et lasteprogramm, see tähendab ekskursioon pluss vestlus pluss käeline tegevus ja terve hulk erinevaid teemasid, aga läheme veel varasemasse aega. Et kui Väliskunstimuuseum avati, vast renoveeritud Kadrioru lossis aastal 2000, siis tegelikult ju te alustasite haridustööga, küll nagu täiskasvanu hariduse mõttes tegelikult, juba enne avamist. Töögiididega. Ja selle taga oli suur hirm. No sõna otseses mõttes suur hirm, sellepärast, et oli ju teada, et loss avatakse 22. juulil 2000 ja siis kõik need turistid, kes hakkavad tulema ja et kes neid kõiki siis võõrkeeles ka veel nagu juhatab, et kes on see inimene ja meid endid oli ju nii vähe ja me kõik olime ka päris noored ja siis tõesti alles ekspositsiooni pandi üles ja skulptuurifond seal, kus praegu on avatud fond, see oli tühi ruum. Ja minu arvates me tegimegi ühed esimesed loengud giididele seal. Me panime kiiresti kokku panime sellise õppematerjali, täiesti niimoodi maalid, graafika, skulptuur, hästi traditsiooniliselt. Siis olid meil slaidid ja siis me hakkasime neid näitama, et Kadi Polli ja Kersti Kuldna ja Anu Allikve ja mina ja võib-olla oli veel keegi, mul tulegi meelde. Aga ma mäletan, et me võtsime ühendust giidide ühendusega ja giidide ühendusega oli see, et algul nad olid nagu natukene nagu ehmunud või ka sellised, no mis mõttes, et me oleme ju alati siin lossis teinud ekskursioone, et kuidas me nüüd ei või hakata tegema. Ja siis meil olid üks seletamist naeratades kogu aeg, aga seda ekspositsiooni te pole kunagi näinud. Et need on need tööd, mis on selle muuseumi jaoks restaureeritud ja need saalid, et neid pole mitte kunagi sellises, seda väljapanekut pole olnud, et me peame neid õpetama. Ja siis nad leppisid sellega ja tõesti neid tuli palju ja toimusid sellised regulaarsed loengud. Esialgu olidki tõesti puhtalt loengud, siis kui ekspositsioon hakkas valmima, siis me saime tulla ka saalidesse, osad saalid olid minu meelest veel pooleli, aga et nad tunnetaksid seda ruumi, sest loss on küll väike, aga minul oli küll selline tunne, et loss on nii suur, et ma kogu aeg eksin siin ära, võib-olla vanematel giidil seda tunnet ei olnud, aga tõesti kõik need vana kunstikoolkonnad ja meistrite nimed, mida ju tolleks ajaks ikkagi suudeti veel mitmed veel uuesti atribueerida mõned tööd ja et see kõik oli uus. Jah, et see sai alguse tegelikult sellest hirmust ja samas soovist, et seda kõike siis võimalikult õigesti kohe hakata nagu kommunikeerima seda, mis me teeme. Ja tagantjärgi vaadates see tõesti, see tasus ennast ära, see süsteem hakkas tööle ja kui ma mõtlen, et see tookord me nimetasime see rohelise kaardi giidisüsteemiks, et kuidas see nagu läks teistesse mäluasutuste, teistesse muuseumitesse midagi sarnaselt, mitte täpselt samamoodi, aga et see toimub tegelikult veel paljudes kohtades siiamaani, et giide koolitatakse, aeg-ajalt kontrollitakse, siis jälle premeeritakse ja et see oli jah, see
99 aasta, sihuke metsik aeg. Ja ma ütleks, et see, mis tollal, millega te alustasite, et sellest on kõrvaltvaatajana või mõnes mõttes ka osalisena selline omamoodi giidide kogukond, kes alati käib meie näituse koolitustel, et see nagu toimib edasi, kes tulevad meie üritustele vabatahtlikuks, et on sellised staažikaid giide, kes on ka tõesti peaaegu kõik need 25 aastat olnud ja ikka veel tegutsevad. Jah, ma arvan, et seal oli ikkagi tagasi selline nooruslik soojus, et me tõesti püüdsime olla võimalikult kenad, mitte minna konflikti. Mõned korrad isegi olid sellised olukorrad, aga ikka siis selline mitte jõuga, vaid niimoodi sõprusega sõbralikult sai need probleemid lahendatud ja tõesti, ma praegugi näen vanalinnas ja kuskil neid giide, kes on samuti 25 aastat vanemaks saanud, siis me ikka tervitame, ikka küsime, kuidas läheb, et mul on õudselt suur rõõm, et nad leidsid, et see muuseum on nagu see koht, kus nad saavad ise ennast kogu aeg nagu koolitada ja olla sellises kenas, intelligentses seltskonnas ja õppida tõesti seda kunsti tundma, sest see oli hoopis teine aeg, kus nad varem olid töötanud. Et võib-olla te sel hetkel ei mõelnud, et te tegelete muuseumiharidusega, aga tagantjärgi vaates see tegelikult nii on. Nii, aga... Mõtlemiseks ei olnud üldse aega. Oli ka tore nimekiri, et teil olid erinevad ekskursioonitüübid siis välja töötatud erinevatel teemadel, aga võib-olla me siin praegu nii pikalt ei pea, et pildid on toredamad. Nii, aga siin on juba näha vahvaid pilte lastega. Sellel ajal ju väga see levinud veel ei olnud, et ekskursioonidel käidi ja muuseumites giidid töötasid, aga kust tuli see mõte või ajend, et lastega, üsna selliste noorte lastega võiks midagi tegema hakata? Jah, ma tulen korra sinna, et tõesti, et ma pärast sain teada, et ERMis ja Vabaõhumuuseumis, et tõesti on ju palju teinud ja professionaalselt seda tööd tehtud, aga ma ei olnud nendes muuseumites väga palju käinud, et ma tulin ikkagi nagu Tartust otse kunstimuuseumisse ja siin siis koos kolleegidega sai see niimoodi tehtud, aga seda hetke ma mäletan tõesti, et kust see alguse sai ja kui ma rääkisin, üldse Kadri Loss oli ju väga palju suure tähelepanu all tol ajal, sest et ta oli ikkagi esimene selline täiesti nagu muuseumi kliima ja kõikide selliste Rootsi restauraatorid ja kõik, kes siin oli ja uhke värk, et siis ja eks ma igal pool rääkisin sõpradega ka seda, et kus ma töötan nüüd ja siis minu klassiõde Eneli Eidemann, tema küsis, et suurtele teete, aga miks te lastele ei tee? Meil olid oma ühevanused lapsed ka. Ja siis, tõesti, miks me ei tee? Et see oli kuidagi nii lihtne küsimus ja nii lihtne tõuge, et sealt see algas, et siis kuidagi, kohe tulid need programmid. Nii, kohe tulid need programmid, aga nad ka ikkagi kuidagi tulid ja kuidas neid teha, et kuidas nad siis tulid? Selle väike laps suures lossis, väike tüdruk suures lossis on see inspiratsiooniallikas, ega ma ei ole seda raamatut lugenud. Mina olen. Aga see mulle õhtult meeldis, see raamatu pealkiri ja pärast lugesin ka ausalt öeldes ja isa on restauraator, eks ole, seal tüdrukul ja seda kunstimuuseumis käib, aga siis ma ei olnud lugenud, aga lihtsalt pealkirjast võtsin selle ja loss oli ju nii suur ja seda pidi selge, et kuidagi tükkideks jagama. Ja lapsel ei toi liiga palju asju korraga mänguasju anda kätte, et see ka muidugi. Ja siis tulid need teemad ja see oli ka selge, et ma arvan, et seda ma nüüd küll õppisin juba Siksakilt, sest tegelikult kunstimuuseumil oli olemas Siksak, mida tegid Anu Purre ja Anneli Köster. Ja vot sealt nemad olid nagu esimesed, kelle juures kellelt nagu palju sükest teadmist, nagu päris teadmist sai. Et nende jaoks oli kindlasti hästi tähtis see, et kunstist räägitakse ja siis ka see, et ka ise midagi lapsed saavad teha. Et see käeline tegevus, me algul nimetasime see käeliseks tegevuseks, ma isegi ei tea, kas see praegu on teil muuseumis selline sõnapruuk olemas. Praegu me räägime rohkem loovtegevustest või loovtöödest, aga eks see käeline tegevus on just, ka väikeste. See on põhimõtteliselt sama asi, et oli rääkimine, arutamine, mäng ja see loov või käeline tegevus. Et kõik tunnid toimusid nagu olid 3 osast ja see toimis nagu väga hästi. Ja veel üks asi, mis me tegime grupid väikseks, seda ma mäletan. Et alati, kui näiteks klass või lasteaed tuli, me tegime alati pooleks ja siis oli nagu kõigi laste jaoks tähelepanu. Ja see oli nii huvitav.
minu enda jaoks, et noh, mulle inimesed väga meeldivad, et aga mul oli näha nagu huvitav jälgida seda, et võib-olla mõni, kes on niisugune tohutu nihele ja keda võib-olla natuke tõrjutakse, aga muidu võib-olla tavalises rühmas seda on ju kohe näha, kui nad tulevad. Aga siis, kui nad siin muuseumisse tulid, siis tema võis olla see kõige huvitavam inimene, kellega sul on nagu rääkida. Muidugi sa pidid kogu aeg jälgima ka teisi ja andma võimaluse kõigile, aga lõpuks nendest tagumistest said esimesed. Ja see on ka ilmselt see, mis ma siiamaani arvan, et miks see nii-öelda mitteformaalne haridus on nii tähtis, et noh, nüüd, kus mul on endal 5 aastat kooli kogemust ka, et no nii väga, kui sa ka püüad seda klassi, kus sul on 30 või 24 või 34 õpilast, et kui sa püüad neid kõiki nagu omavahel siduda ja ikka tekivad väiksed sellised rühmakesed, ikka on nii, et keegi on introvertsem kui teine ja jääb selles mõttes tähelepanuta. Et aga muuseum on imeline koht, et ma arvan, et see andiski nagu hästi palju jõudu. Ja veel üks asi, mis tulles siia täna mõtlesin, et need olid ju lapsed, kes ei olnud nutisõltuvuses. Nende lastega oli niimoodi, et nad, kui sa neile natukene nendega mängisid, nad kohe olid suga valmis nagu kaasa mängima ja rääkima ja et nagu seda ei pidanud nagu võimlema väga palju selle nagu tähelepanu eest ja noh, seda, et nüüd ütlema kellelegi, et telefon ei ole lubatud, no sellist asja nagu no, me ei osanud isegi unes näha tol ajal. Ja see ühiskonnas on asjad muutunud. Nii, aga veel sinna päris alguse juurde, et annaalid räägivad, et Eesti esimene muuseumipedagoog olevat tööle võetud Eesti Vabaõhumuuseumisse aastal 1994. Loodi see ametikoht, aga ka mitte üldse palju pärast seda, et leidsin ka meie riiulitest sellise üriku nagu vabatahtliku käsiraamat Siksak aastast 2000. Ja siin sain ka uusi teadmisi, siin on peadirektor Marika Valgu sissejuhatus vabatahtlikele ja siis selline datum, et 1995. aastal loodi Eesti Kunstimuuseumi pedagoogikakeskus. Sellest pikast nimest on tänaseks saanud lõbus Siksak ja siin on natukene pikemalt veel. Ja Siksaki sa ka juba mainisid, Anneli Köster ja Anu Purre ja ka meie Mikkeli muuseum on ju ka käinud ajast aega siin Kadrioru lossiga kokku, et kui palju sa tead nendest töövihikuprogrammide sünnist? Siin on üks on kakskeelne eesti-venekeelne ja kaheosaline eesti- ja venekeelne. Jaa, no need olid väga professionaalselt tehtud juba. Et Anu ja Anneli on ikka väga professionaalsed ja see vabatahtliku käsiraamat, et see, noh tõesti, et tänapäeval paneks AI selle nagu sekundiga kokku, aga see on ikkagi väga põhjalikult tehtud, väga hästi läbimõeldud, mis Anneli ja Anu puhul just ongi see, et nemad on väga süstemaatilised ja Annelit ma tean rohkem selles mõttes, et tema on ka hästi nagu terminoloogiliselt väga täpne, et see õpetas ka tõesti meid ja meil olidki sellised vabatahtlikud algul, kes tegid neid lossitunde täpselt nii ja noh, kindlasti oli see, et Anneli neid ka koolitas rohkem ja eks me siis sealt nende kõrvalt õppisime võib-olla ka ise, aga võib-olla keda ma tahaksin nagu ka, võib-olla kui juba nimi kõlas korra, öelda, et Marika Valk, et tema kuidagi on mind alati usaldanud, et see, kuidas ta mind tööle 93. aastal võttis, see, kuidas ta siis siia Kadriorgu mind lubas, ma muidugi häbematult ise küsisin ka, aga ta kuidagi arvas, et see ilmselt sel hetkel ta tundis, et see ilmselt on õige ja siis, et ta ei sekkunud nagu mitte kordagi sellesse sellise sisetunde pealt suuresti tehtud muuseumi pedagoogikasse. Noh, ta muidugi nägi ka, et Anu ja Anneli on kõrval, et selles mõttes ta võis olla ilmselt süda rahul. Nii et oli nii-öelda emamuuseumist ka selline tugi olemas, aga väga palju sai tehtud tunde järgi. No jah, ja muidugi, eks ole, noored inimesed on ju siuksed rabedad, et võib-olla me olime natuke nagu kadedad Siksaki peale, kui ma tagant järgi mõtlen. Aga kui ma nüüd nii-öelda vanema ja targemana, ma ei tahaks olla 25 aastat noorem ja lollim, siis nad ikkagi väga palju toetasid meid. Nii, natuke veel meeleolu pilte, et oli juttu, et omad lapsed olid väikesed, et sa ilmselt ise selle pildi järgi oskad aastaarvu ära määrata Kunstimuuseumi laste jõulupeol Kadrioru kunstimuuseumis. See võibki täitsa olla esimene jõulupidu, sellepärast, et Villemann, see väiksem poiss on sündinud 97,
niisugune 3-4 ta on või on see järgmine, see võib ka 2001 olla siis võib-olla ja siis me tegime neid siis Kunstimuuseumi lastele ka neid programme. Mis seal ikka. Ja no tõesti, kogu maja oli meie päralt, et see pööning oli tohutult põnev ja on siiani, ma saan aru, et siiani käiakse. No praegu me enam väga ei käi, on pigem erandjuhtum, aga on käidud. Nii veel vana kulda. Tegelikult algselt sekretäri ametikohal olnud Tähti Siinmaa, kes ka sai kaasatud haridustegevusse uurimas seal erinevates programmides. Tähti on ilmselt sama lapsemeelne kui mina, et ta on ju ka nüüd õpetaja, aga ta tuli kohe sellega kaasa, et ta mängis seda mängu väga rõõmsasti. Ja muide, mis meil seljas on? Kas sa tead, mis meil seljas on? Need olid kohvikust laenatud. Kohviku cateringi kleidid on meil seljas. Et siis tollal see catering firma, kes kohvikut pidas, et neil olid need kleidid, et sealt sai siis kostüüme. Ja need lapsed, ma mõnda isegi tean, on praegu 30-sed. Vanad. Nii. Veel, siin on jällegi ka sellist erilist vana kulda, et üks nendest esimestest programmidest või teemadest, mis oli portree, ta vaatab sind. Ja see küll on natukene aegadel vahepeal olnud nii-öelda riiulil, aga see on tõesti uuesti käibel ja väga elav ja need samad see raami sisse minek, et kõik endiselt töötab, et kust need ideed tulid? Kust ideed tulevad? Aga eks nad lihtsalt tulid. Ja arutasime omavahel koos ja üks pakkus ühte, teine teist, et ma ei võta sugugi seda kõik enda kaela, enda süüks. Aga mul on hästi rõõm näha siin pildi peal Anu Kalmu, kes tegi väga toreda selle skulptuuride tunni, just selle meisterdamise osa ja tegi ka mitmeid tunde ise. Ja siis ta tegi meile ju veel töölehti ja väikse raamatu. Nii et mulle tundub tagantjärgi, et see õhinepõhine aeg oligi selline, et kus räägid, et teeme ja siis inimesed tulevad ja teevadki. Et ei küsinud, et mis see maksab. No midagi see ju, ikka palka ka said, ma arvan. Aga nüüd see õhinapõhisus siis tuli, et otseselt see ei olnud ju tööülesandena paika pandud, et sellega peaks tegelema, vaid oli tahtmine ja eelarvet kui sellist ju ka ilmselt sisuliselt ei olnud, vaid kõik hästi palju oli sellist loomingulist, et mida saab ära kasutada pliiatsi karpideks ja nii edasi. Eks me olime seekord juba roheline muuseum, ma arvan. Et näiteks see esimene, mis sa näitasid, see esimene reklaamvoldik, et ma mäletan, et selle me sain ühe Spirital olevast Spinpress, äkki oli selle trükikoja nimi. Tootmisjäägid olid need. Me saime seda kasutada, see oli natuke liiga paks paber, see oli natukene raske voltida, aga me kasutasime selle ära ja üldse käisime me palju sellistes trükikodades ja toomas materjali, et see oli kuidagi tolle tavaline. See oli vastastiku kasulik ka, nemad said ära anda ja said tunda, et nad teevad head ja meie olime tänulikud. Nii, aga siin on kahel kõrvuti pildil ka juba näha, et Anu Kalmul on veel see cateringi firmalt laenatud kleit, aga sinul on juba uus kleit. Ma leidsime sellise toreda kavandi ka. Aga miks üldse või kuidas selle peale tulite, et miks ei võiks nagu niisama tavaline inimene olla või et need kleite üldse vaja on? Ma ei tea, lossivärk. Ja muidugi see tekitas sellist omamoodi poleemikat ikka ka. Ma jätan nüüd nimed küll nimetamata, aga see, et üks lugupeetud, võib-olla ma ei olnud lugupeetud, kunstiteadlane paneb selga sellise stiliseeritud, isegi mitte ajastutruu kleidi ja siis mängib lastega. Ega see nagu päris nagu tõsiselt võetav võib-olla, et ei olnud. Aga ausalt öeldes mind ei huvitanud see ka. Minu arvates ma olen teinud alati seda, mis mulle on meeldinud, mis on tore. Ja kui ma nägin, et ma ei ole üldse ainus, et neid teised tahavad seda sama mängu mängida, siis oli see lihtsalt selline seltskondlik mäng. Ja need kleidi selle kavandi tegi Elina Randla, kes on nahakunstnik ja kelle õde Anneli Randlat ma hästi tundsin ja Anneli kaudu siis natuke Elinat ja siis Elina mõtles, et mis siis ikka.
et tegi meile need kleidid ja need olid väga toredad kleidid mu meelest. Ma arvan, et see konkreetne kleit on veel siiamaani kasutuskõlblik, et mõned on ikka ribadeks ka kantud ja mitu satsi on siis uute tegumoodidega juurde tulnud. Ja meid oli ju palju, et lõputult ei saanud neid cateringi kleite kasutada, sest et eks ole, et me ikkagi nagu tegime igasugusest koerust ja jooksime nende lastega ja higistasime ka, mis siin salata, et nad läksid ju mustaks, et catering ei saanud seda ju loomulikult lubada, et meil oli neid kleite väga-väga vaja ja tuleb meelde, et kui väikestele lastele väga-väga meeldisid need kleidid, ükskord oli üks väike poiss, kes tahtis mul käest kinni võtta ja ütles, sa oled nii ilus ja et sul on nii ilus kleit. See kleit väikeste laste puhul töötab tänapäevani, et ikkagi sa ei ole lihtsalt mingi suvaline muuseumi tädi, vaid sul on nagu mingi roll, mingi karakter, et see väikeste laste puhul tihti võtab sellise mingi barjääri maha. Ja see signaliseerib, et nüüd hakkab mäng ja nüüd hakkabki mäng. Nii, aga nüüd veel toredaid. Ma tükk aega otsisin, et kas ma leian pilte nendest ahjudest ja seal pildil on toredasti ka Karina Juhova, kes on Kadrioru kunstimuuseumi haridustöös kindlasti legendaarne figuur. Kuidas Karina muuseumisse jõudis ja kuidas saavutati see, et lõpuks loodi ka muuseumi pedagoogi või haridustöökuraatori ametikoht? Ma täpselt ei mäleta. Ma arvan, et see oli niimoodi, et Karina lihtsalt tuli. Ta on selline inimene, aga me kuidagi väga hästi klappisime ja kui on olemas selline nagu õde vaimus, siis tema 10 aastat täpselt noorem ja täpselt tema sünnikuupäevad on nagu vastupidi minu omadele. Et me kuidagi, ta muidugi saab kõigiga hästi läbi. Aga Karina oli, ma arvan, et me kõik, kes teda mäletavad, suhtume temasse nagu sellisesse inglisse, kes tuli ja kes lahendas kõik probleemid ja kunagi ei ärritunud ja oli lõputult loov ja hästi palju head energiat koos temaga tuli. Ja kui ta läks, et siis oli muidugi ääretult kahju, aga inglit ei hoia kinni. Et täpselt, et nii ta rändab siiamaani ju mööda maailma ja teeb head. Jah. Nii, ja oskad sa arvata, mis seal teise pildi peal toimub? Mul on omad ideed, muidugi mul päris fakti ei... Ma arvan, et siin mängitakse kas kohvikannu või teekannu. Just, mul oli sama pakkumine, et see on ka selline vana kuld, et tee ja kohvi. Selle me oleme praegu üle kandnud Mikkeli muuseumis, selle nõude teema. Aga see ahjude oma on muidugi minu arvates ka, ma ei mäleta, kes selle välja mõtles, aga ma võin selle jälle siduda rohelise muuseumiga, et see olid ainult lihtsad mingid tootmisjäägid, need, mis sai kõik ära kasutada, need imelised ahjud luua. Need siis kleebiti koha peal kokku, hiljem vist sai ka tükid kokku pakitud ja õpetajale jäetud see kokkukleepimise töö, sest kui väga massiivseks läks see külastus, aga siis olid vahepeal näitusel ja pärast rändasid kooli. Nii, aga lisaks sellele, et koolidele, lasteaedadele pakuti programme, siis olid ka nädalavahetustel said algusel lastehommikud. Jaa. Ma nüüd ei mäleta, kumb oli enne, kas lastehommikud või sünnipäevaprogrammid. Vist lastehommikud, siis me hakkasime neid samu programme, mis me tegime koolidele, pakkuma siis peredele. Algul oli hästi vähe lapsi, et seda oli päris raske reklaamida, siis vahepeal oli nagu rohkem, aga jah, seda oli päris raske reklaamida. Aga need, kes tulid, siis tulid ta vahest ka teist korda ja... Selle meie tänase vestluse tutvustuses oli kirjas midagi sellist, et rangete õpilasekskursioonide kõrval hakati tegema ka selliseid kaasaegse pedagoogikaga kaasavaid programme, aga tegelikult, kui ma seal nüüd meie arhiivides lappasin, siis sealt nähtus, et tegelikult noorteprogrammid õpilasekskursioonide kõrval olid ka üsna alguses juba. Jah, ma muidugi ei tea, kust need võlusõnad tulid, et kas need olid Annelilt ja Anult, et kuidas kasutada neid õigeid sõnu. Aga iseenesest tõesti, need olid samamoodi, et lihtsalt noorte tasemel, noortega hästi ausalt ja avameelselt rääkides ja see algaja antikvaar, see oli
ka ju selline näitus, mis tuli Jüri Kuuskemaa kogust, et ega me, kui me muuseumi avasime, meil ei olnud ju suurt näituse programmi ees, nagu tänapäeval on. Et see oli väga hea, kui tollane muuseumi juht Jüri Kuuskemaa sai pakkuda kohe oma kollektsiooni näitusele ja siis me tegime sellele töölehe, et see oli päris vägev tööleht. Siin on õpilased, nii seal on tööleht suuremad ka näha. Ja minu arvates kujundas selle veel kunstnik Tenes Varkas. Nii ja noorte programmidest edasi rääkides, et üks oli see algaja antikvaar, mille kohta on säilinud pilte ja andmeid ja siis oli elu varemete keskel. No ma ei tea, see on muidugi. See oli seoses Piraneesi näitusega, eks ole? See oli Piraneesiga ja see oli muidugi uskumatu. Et tol ajal oli ju see Rotermanni kvartal nägi välja nagu ikka väga-väga kole. Ja siis, aga see oli küll Anneli, kes tõi selle suveniirraamatu Rooma, kus on näidatud, mis on tehtud niimoodi, et see on ka pisike raamat, mul on see tehtud olemas, oleks võid isegi kaasa võtta, kus on Rooma varemed ja siis käib peale selline kile, kus on näha, et milline see kunagi, nagu rekonstruktsioonid, et millised need olid, need Rooma hooned kunagi. Aga me tegime vastupidi. Meil olid varemed ja siis kiled ja siis noored kujutasid ette, millised need võiks olla. Ja kui me mõtleme seda, milline see Rotermann praegu on, siis me olime ikka selgelt nägija. Ja siis oli ka see mõned näited, jah, neid oli palju hästi fantaasiarikkaid. Ja ilmselt õnneks osa on ka digiteeritud, et ma ei oska öelda, kui suur osa, aga on ja siis oli näitus siinsamas Kadrioru lossis allkorrusel. See ruum on praegu nüüd meil täidetud hoiukappidega ja nii samuti oli vist Kanut ja noortemajas või kuskil oli ka vist mingi näitus, et selle kohta vähemalt olid mingid dokumendid. Nii, aga sellel pildil on näha ka juba, et on meie kunstiklass või Lossikooli klass, seal on juba toolid ja lauad sees, et seal eksponeeriti ju algselt siit muuseumi renoveerimise käigus leitud arheoloogilisi leide, et see oli ka ekspositsioonipind. Et kas oli raske või keda tuli veenda, et on vaja nüüd hoopis sellist joonistusklassi, kui siin eelmiste piltide peal oli veel näha, et kuidas õpilased põrandal joonistavad. Ma ei tea, lihtsalt aeg oli selleks sai niisuguseks küpseks ja oli näha, et lapsi käib palju ja et see on mõistlik sinna teha, sest seal oli ka see võimalus lähedal ja need on muidugi hästi lihtsad lauad, hästi lihtsad toolid. Minu arvates veel värviti need tavalised taburetid. Muuseumi oma näituste osakond vist värvis need punaseks ja siniseks ja valgeks. Et see oli selline, lihtsalt oli aeg seda teha. Aga ma ütleks selle näituse kohta veel, et ma mäletan, et seda tegi Ketli Tiitsaar, kes on nüüd Tarbekunsti ja disainimuuseumis tööl aastaid juba. Aga see oli esimene selline nagu õpilastööde näitus, et sellepärast on see mulle kuidagi väga tähtsaks jäänud. Et see oli aga niimoodi nagu professionaalselt kujundatud. Aga me võtsime neid väga tõsiselt. Lihtsate käepäraste vahenditega. No ikka, sest tegelikult ju hariduskeskust ei olnud ja eraldi nagu eelarverida. Ma arvan, et ei olnud. Ma ei tea täpselt. Nii, siin on ka näha valik lossidaamidest, tunnijuhtidest. Neid on tegelikult aegade jooksul olnud palju rohkem. See nimekiri ongi päris pikk, aga siin on ka nagu sa ja see oli ka seal tutvustavas tekstis öeldud ja sa ise seal sotsiaalmeedia kommentaarides rõhutasid, et kuidas mitmed praegu muuseumi hariduses ja muuseumi maastikul tegevad inimesed on ka nagu siit alustanud, tihti õpingute kõrvalt, et on Maarja Kõuts ja Karen Jagodin. Pirjo. Jah, meie hulgas ei ole. Aga ma ütlen, et kõik nad olid ju, see on lihtsalt suur õnn ja juhus, et nad siia sattusid ja said oma õpingute kõrval siin natuke lisaraha teenida ja meid aidata, et nad oleks ilmselt ka ilma
selle lossikoolita väga kõrgele ja kaugele jõudnud, aga Maarja Kõuts küll just ka kommenteeris seda, et ta ise arvab küll, et see, et ta siia sattus, avaldas ikkagi väga suurt mõju sellele, et ta ka praegu muuseumi valdkonnas tegutseb niimoodi. See oli ta enda arvamus. Ja et võime uhked olla. Ja muidugi, ja eks ma võin ju ise ka kinnitada seda, et kui ma 89. aastal pasteldes siia üksinda sealt Kehrast siia Kadrioru lossi tulin, see riibuline seelik seljas ja esimene, mitte kedagi ei olnud, aga saali proua Linda Paulus oli ja siis ta ütles, et oi, ilus Eesti laps ja vedas mind kuhugi ruumi ja vandis mulle siuksed suure torditüki, millel oli suur sinine martsipanilill, nagu surus mulle selle suhu. Noh, kui seda poleks olnud, võib-olla ma ei oleks siis siia sattunud, eks, et noh, kes me teame ja siin praegugi. Seda ei tea. Et selles kohas on midagi, muidugi. Nii, selles kohas on midagi. Teemasid oli ju palju, nagu me nägime neid programme ja see, et innustasite ka lastegruppe käima korduvalt, tellima tundide sarja. Nojah, seda ma pean siiamaani väga oluliseks, et noh, nüüd, kus ma tean pedagoogikas üht koma teist juba, siis igasugune kordamine on vajalik, et see, et need lapsed käisid siin 8 korda ühel aastal ja teine aasta veel 8 korda teistes tundides, see on siis 16 ja siis veel kord 4, et see on juba siis 20, et tõesti see andis nendele lastele kindlasti palju rohkem kui nendele lastele, kes käivad ühe korra või kes tulevad teist korda, et ma olen juba siin olnud ja siis, et see on hoopis teine kvaliteet. Ja mul on väga hea meel praegugi, et me oleme suutnud Kadrioru Saksa gümnaasiumi ja Kadrioru kunstimuuseumiga taastada selle, et vähemalt kui mitte 8 korda ühel aastal, siis iga aasta käiakse siin ühe korra, et koguneb ikkagi mitu korda ühes muuseumis käimist, et see annab alles selle oskuse midagi märgata ja mõista. Ja no mind ennast on hästi palju juhtinud Villem Raami ütlus, mis võib-olla on ka kusagilt juba laenatud, aga et sa 100 korda vaatad ja sa esimesel korral näed. Ja no nii ongi, et ma olen sellest täiesti veendunud. Et muidugi meil pole nii palju aega, aga 5 korda on parem kui 1 kord või 3 korda. Ja, et kui alguses oli grupid, kes käisid ühe õppeaasta ära, iga kuu korra ja siis ütlesid, me tahame järgmine aasta jälle tulla. Et siis oli siin ka haridustöös, et aga nendes tundides nad juba käisid, et siis oli vaja uusi programme. Siin oli oma tundide rotatsioon ja oma süsteem. Vahetuvad näitused muidugi andsid natuke lisamaterjali ja alates 3. aastast siis enam päris 8 tundi õppeaastas ei saanud pakkuda, oli 4 tundi õppeaastas. Ja tippaegadel ma arvan, ma ei kontrollinud, aga see võisigi olla 20 aastat tagasi, kuskil 2005-2006, et siis oli ju nii, et ühes kuus, või neid klasse, kes käisid korra kuus, neid oli umbes 30 ringis. Et nendes regulaarseid käijaid oli 1000 lapse ringis kuus, et see oli selline, ma arvan, et selline kõrghetk arvuliselt. Ja kindlasti, võib-olla ka, et sel hetkel see oli natukene eripärane, et mujal veel ei olnud nii palju võrreldes praegusega. Muidugi, et kindlasti, see ei saagi praegu enam niimoodi olla. Et tol ajal ei olnud, Kumu ei olnud ju veel avatud, 2006 ju alles avati Kumu ja siin ümberringi on palju koole, et mitte ainult Kadrioru Saksa gümnaasium, vaid ka Inglise või 21. kool, eks ole, siis tuldi ka Vanalinna haridusgümnaasium, kolleegium käis Männikulastaed, siis ka mürakarud käisid. Viimsist käidi. Ja, et see on ikkagi väga hea on siia tulla ja tol ajal see oligi tõesti väga eriline, et praegu ei saa seda võrrelda olukorda muidugi. Ja tore, et mujal tehakse ka palju asju ja see ongi hea. Ja, see, mis on praegu valikus õpilastel, see on ikka väga rikkalik. Aga seal nendel piltidel on ka näha tunnistuste jagamine, et kui juba ikkagi nii regulaarselt käid, siis juba kujuneski sellest tundide sarjast see lossikool, sest see nimi ei olnud vist päris alguses, see tekkis mingil hetkel. Ja siis viimases tunnis anti ka lastele tunnistused
ja selline tubli lapse perepilet. No jaa, et ma ei tea, et mulle tundub alati, et kui su oma laps hakkab sulle rääkima midagi, mis ta on näinud või mida ta teab sinust rohkem ja paremini, see on kõige suurem õnn lapsevanemale ja kui need lapsed olid siin 8 korda või 16 korda käinud, siis kindlasti nad juba oskasid seletada nii üht kui teist oma vanematele. Ma muidugi ei tea, kui palju seda kasutati. Ma arvan, et väga palju ei kasutatud, aga ma arvan, et see oli väikene tunnustus peredele, et nad olid ikkagi ju iga korra eest maksnud ja ka nendele õpetajatele, kasvatajatele, et nad said lastele neid selle töö tulemust nagu siis nagu läbi muuseumi poolt küll kaasa anda. Et praegu ka koolis ma näen, et iga väikene selline märkamine, väikene asjakene kleeps või midagi sellist tegelikult rõõmustab lapsi. Et selles mõttes see kukkus lihtsalt hästi välja. Vist. Ilmselt küll. Nii, siit veel natuke lausa mustvalget. Siin on Marie kirja, Meeri von Grünewald Mikkeli muuseumi programmis, aga palju kasutatud härra H pilt. Ka sellised nüüd sellisteks suurüritusteks kasvanud traditsioonid nagu lilleaiamängud, millest ühel hetkel said siis lossiaiamängud. Nojah, tol ajal meil väga palju neid meeskangelasi või neid meeslossi härrasid ei olnud. Ja nendega on siiamaani defitsiit. Et siis mul on täitsa ükskõik, mis kostüümi ma kannan. Et siis ma olin härra H ja et keegi pidi seal, ma ei mäleta, mis see minu roll oli, aga seda poissi, kes seal pildi peal on, saad sa korra tagasi minna. Seda ma mäletan väga hästi, sest tema oli sinna lossiaia mängudele tulnud oma suurte õdedega ja need õed olid hirmus närvilised ja kogu aeg käsutasid ja karjusid tema peale. Aga meil kujunes selle poissiga kuidagi hästi hea klapp. Et ma arvan, et just selliste poiste pärast peab ka selliseid lossiaia mänge tegema. Et see oli tore. Nii, esimesed lossi- või lilleaiamängud toimusid minu andmetel aastal 2002, tähendab, ja mitte siis algselt lossi sünnipäeval, vaid 1. juunil, lastekaitsepäeval. Eks me otsisime seda oma formaati ja selge on see, et 1. juuni ei ole päris hea, sellepärast, et siis toimub nii palju üritusi ja vanemad, kes on oma lastega harjunud käima või tahaksid kuhugi minna, et neil on nagu raske valida. Et meid oli õnneks päris vähe, aga tuleb meelde see lilleaiamängud ja lossiaiamängud, et jällegi see, et kasvuraskused ütleksid ma tagantjärgi. Et tundus, et kui me räägime lilleaiamängudest, siis läheb liiga palju nagu Kadrioru pargile tähelepanu, et ikka peab tegema ikka lossiaiamängudest. Aga tegelikult me ju tegime lõpuks hästi palju koostööd ja kui ma mõtlen Ain Järvele ja tema toetusele nende asjade osas, siis tundub see kõik nii naeruväärne. Aga olgu siis pealegi lossiaiamängud, et ma arvan, et loss ja park kuuluvad niikuinii kokku, et vahet pole. Ja kui esimestel lilleaia lossiaia mängudel toimus nii, et olid lastegrupiga, siis lossidaam liikus tegevuspunktis ühel hetkel. Tänaseks on külastajate hulk läinud nii suureks, et selline asi ei toimi enam, et siis vanemad liiguvad ise ja kõik meie tegelased on punktides paigas. Ja see on palju parem lahendus. Aga see uus lahendus. Ütleme selliste masside juures kindlasti. Nii, aga siis veel üks meie legendaarne, kuigi igal aastal on neid, kes avastavad, et oi, nii tore üritus. Esimest korda on suur maalilaupäev ja kas need pildid on päris esimesest maalilaupäevast? Ja see oli hirmus. See oleks olnud täielik läbikukkumine, kui inimesed ei oleks olnud nii kenad. Ilm oli kohutav, külm, vihma ladistas kogu aeg, aga siis me kuidagi lihtsalt otsustasime jooksvalt, et tuleme sinna banketisaali ja kõik need inimesed, kes seal olid ja õnneks neid ei olnud palju, aga seal hulgas oli muide professionaalne kirjandusteadlane, folklorist Mariann Remmel on seal pildi peal ja maalija on ta ka, et inimesed tulid
võtsid asja nii nagu on ja hakkasid maalima ja sündisid tegelikult väga ilusad pildid. Aga siis me õppisime seda, et nii vara aprillis, me vist tegime seda aprilli lõpus, ei tohi teha, et peab ikka laskma, ootama ära, kuni kevad on käes, et oleks hea soe ja kindel. Ja nii see lõpuks läks ja see oli õige otsus. Aga õppetund oli muidugi päris märg, valus. Aga kas see oli seotud näitusega Inglise park? Võis olla ja tõesti. siis oli see looduse kunsti austajatele. Wörlitzi park. Wörlitzi park, just. Just, näed, mis kõik meelde tuleb. Aga tõesti, need näitused ju hästi palju, kunst on alati lõputult inspireeriv. Et kui sa enne küsisid, et kust need ideed tulevad, eks nad siis kunstist tulevad ja inimestest. Aga ikka see kunst ise on see, mis kõigepealt nagu annab selle tõuke. Kõigepealt tuli näitusega seoses idee, et võiks teha sellise ürituse ja sellest on nüüd ka saanud iga-aastane traditsioon. Siit ma arvan, et on samast korrast. Siin on ka Adamson-Eeriku muuseumis vist tegutsesid Kai Tuvik ja Liisi Lauer, nüüd muude perekonna Selgräi. Ja seal toimub ka, ma näen, selline toitlustus. Mulle tundub, et seal mingitest nõudest midagi tõstetakse. Ei mäleta. Nii, aga siis veetopsid ma mäletan küll ka varasematest maalilaupäevadest seda, et käis üks taotlemine, et saada seda siis sponsor korras mingeid asju, mingeid saiakesi ja õunu ja asju, et maalijatele siis ka anti midagi ja toimus piknik. Siin toimub lausa pooli või mida seal jagatakse, ma ei oska öelda. Aga see oli samas kaustas kui maalilaupäev, nii et ma seostasin seda sellega. Ja, tuli meelde, oli küll niimoodi. Ja näiteks Sadolinn oli see, kelle käest ma alati maalilaupäevaks raha saime. See oli 5000 krooni. Ma mäletan see esimene kord. See oli päris suur summa. Koostöö füüsikabussiga. Oh, issand. Jaa. No, endal peab huvitav olema alati. Ma olen nagu lähtunud elus selles, et kes küsivad, need tihtilugu saavad. Et kuidagi sattus ilmselt tookord siis see nii-öelda radarisse, et selline asi on olemas ja siis kutsusime. Tulid ja tegid kihvti tunni füüsikabuss. Ja selles mõttes on see Simson ja Delila restaureerimine ja see oli ühe maali näitus. Ja seal oli tõesti see hästi oluline, just see kunstitehniline pool, et kuidas üldse ühte maali saab uurida ja siis see füüsikabuss sobis sinna suurepäraselt. Nii, aga vahepeal tagasi täiskasvanute koolitamise juurde. Väga pikki aastaid toimus Laupäeva Akadeemia loengute sari. Selle pealkiri tuleb sealt Raadi mõisalt, see Pühapäeva Akadeemiad olid neil. Et tundus, et nii tore seal 19. sajandil, kuidas tuldi kokku laupäeval või pühapäeval siis seal Raadil ja arutati kunstiküsimusi, et miks me ei võiks midagi sellist teha, oma elu täita selliste tarkade inimeste ja mõtetega ja hea seltskonnaga. See oli selline sari ja seal siis meie kuraatorid kõik esinesid korda mööda. Et sellest oli ka raske pilte leida. Siin oli nüüd Kormashoovide ikooninäituse kogust ilmselt, nii et seal ees praegu ja külalised käisid ka. Ja külalisi kutsusime ka muidugi, sest muidu poleks jaksanud. Nii, aga sa ise oled pannud kirja sellised sõnad, et selle tegevuse eesmärk oli siduda koolid rohkem muuseumidega, rikastada formaalharidust muuseumide kogude ja kogemuste abil. Et kuidas sulle nüüd tagantjärele tundub, et kuidas see on õnnestunud? No ma ütlen, et tõesti need sõnad on hilisemad sõnad, et tol ajal ju ei mõelnud niimoodi, aga kuidagi vaistlikult liikusime õiges suunas. Ja ma arvan, et seda tehakse nüüd igal pool niimoodi, et see on kuidagi enesest mõistetav. Et kui ma olen saanud siin kuidagi lossis sellele kaasa aidata, siis on see hästi. Ja võib-olla siiski nüüd natukene, kui mõelda, et nagu koer kergitab oma saba või
siis tegelikult no seal ajalooõpetaja seltsis ka on ikkagi minul see roll hästi palju olnud, aga seal on väga palju teisi õpetajaid ka, eks ole, et kus praegu seal seltsi juhatuseski, et mina olen see, kes peab siis hoidma neid suhteid, seltsi suhteid muuseumidega. Aga tõesti, see on kasvanud hästi loomulikuks, et igal pool, nii kõik muuseumid teevad seda, et lihtsalt mõnikord on imelik, kui keegi nagu hakkab vastu voolu ujuma ja ütleb, et ei, et seda pole vaja või et noh, mis minu jaoks alati on, ma olen seda alati rääkinud, aga niisiis, no olen rääkinud, et minu ideaal on ikkagi nagu Inglismaal, et kui meil on tasuta haridus, siis peab ka muuseumi haridus olema tasuta ja minu arvates, ja ma ütlen seda ikka ja jälle välja, et on see, et nii väikeses riigis, nagu on Eesti, on eraldi kultuuriministeerium ja haridus- ja teadusministeerium, et minu arvates on see vale. Minu arvates meil on noort inimest tuleb kasvatada nii kultuuriliselt kui teaduslikult, et siin ei ole nagu, need piirid on kunstlikud, ma ei pea seda õigeks, aga noh, lõpuks nagu lõpetad selle vehkimise tuuleveskina ja teed seda tööd, kus sa näed, et on päriselt ka kasu, et keskendud konkreetselt oma õpilastele ja loodad, et nemad on tugevamad. Aga nüüd, kui sa oled nii-öelda poolt vahetanud, läinudki muuseumist kooli, kas teiselt poolt vaadates mingid asjad paistavad teistmoodi ka? Ega, no jah, nii hea oleks öelda, et ei paista ja et ma ei ole poolt vahetanud. Et paistavad küll, paistavad selles mõttes, et ma näen, kui palju muuseumid nagu õpetajate poole nagu käsi sirutavad ja kuidas kõik, mitte ainult muuseumid, vaid kõik koolitajad. Saame iga päev 20, no ma liialdan natuke, aga vähemalt 3, 4, 5 koolituspakkumist, kutset, igale poole saame. Aga meil on oma programm ja meil on vaja õpilastega lihtsalt ka rääkida. Ja me aineõpetajana ma ei tohi võtta nagu oma teiste ainete tundidest õpilasi ära, et see seab oma piirid. Ja sellepärast tuleb nagu olla hästi nagu eneseteadlik ja hästi kindel oma valikutes, et mis on see minu programm minu õpilastega, mis on meie õpilased samal ajal, eks ole. Et mul on see, et minu aeg nende meie õpilastega, et seal tuleb teha väga täpseid valikuid. Et nad küsimus ei ole ju ainult nagu teadmistes, vaid küsimus on ka kasvatuses, käitumises, üldises sellises harituses. Et ma ei tea, et ma arvan, et noortel õpetajatel on, kel pole nagu sellist tausta nagu minul, on väga raske tegelikult otsustada. Mul on hea öelda, ma olen vana, mul on kogemus, ma olen olnud nagu muuseumis, ma olen koolis, mul on lihtne öelda, aga ma arvan, et noortel on raske otsustada, et nad nagu tükk aega võib minna enne, kui nad nagu leiavad seal oma tee, kui nad leiavad. Jaa, nii, meie aeg hakkab ka saama, aga ma olen kõik aeg siin näpu vahel hoidnud selliseid töövihikuid. Kui palju sa nendega seotud olid? Need on kakskeelsed töövihikud, ajaloo ilu ja kunstistiilid, mõeldud siis vene emakeelega õpilastele, aga samal ajal eestikeelset sõnavara tutvustades. Ja tead, ega ma vist väga ei olnud selles mõttes, et muidugi ma lugesin neid ja muidugi, aga sel hetkel, kui tuli meile ikkagi nagu muuseumi pedagoogi koht, algul pool kohta, pärast terve koht, et ma olin nagu alati olemas, aga tegelikult see, et mina ei olnud juht, ma olin nagu kaasamängija, et ilmselt ma siis hakkasin ka vaikselt nagu rohkem usaldama teisi ja lasin inimestel teha, mis nad teha tahavad. Aga muidugi ma olin nagu alati. Ma vist ei ole kunagi kellelegi öelnud, et ma ei aita sind. Ja siin on sinu nimi ka täiesti konsultandina kirjas. Konsultandid Tiina Malkreem, Marian Raismaa, autor Svetlana Leesment, kes oli ka meie pikaajaline giid ja lossidaam. Samalt oli vene keele õpetaja koolis, projektijuht Tähti Siinmaa ja siis ilmselt sama soojaga on tehtud ka see komplekt, mida ma tean, et mingis formaadis, et ka tundide sari siis eesti keele õppeks, kui meil praegu on lakkõppe või lõimitud ainekeeleõppe väga aktuaalne, siis
see on ka umbes aastast 2002 ilmselt selline tundide sarja materjal, et juba tollal sellele mõeldi keelekümblusklassidele. Nii, aga siin on mõned toredad pildid veel, mis erinevatel aegadel on Tiina Mallega seotud olnud ja Kadrioruga. Selline tore lasteraamat. Ja, see on mu kõige edukam projekt vist üldse. Selle tiraaž oli 2000. Seda andis veel Eesti Ekspress. Seda muidugi pärast müüdi hästi odavat, aga lõpuks ma pidin endale ostma ka eksemplari nagu sealt raamatukoist, sest et olin ära kinkinud. Seda vist ei müüda enam. Ei, seda enam. Ja, aga seal on imetoredad need kujud, need plastiline kujud, mille tegi Isabel Aaso-Sahradnikova. Need olid nii suured, need olid nagu sellised kunstiteosed. Nad olid kaua aega mul skulptuurifondis, aga lõpuks see plasteliin, see muutus hapraks ja nad läksid lihtsalt, nad purunesid põrmuks, nagu öeldakse. Aga see oli tore. Nii, ja siis veel massides Jängu-Juss, kes Kadrioru kunstimuuseumis. Ja Lossi Tamm rääkis minu häälega ja lapsed kodus vaatasid, ei saanud üldse aru, mis toimub. Aga teine kord oli veel Jängu-Juss, mul tuleb meelde, siis kui Simson ja Delila näitus oli, siis me rääkisime hästi lihtsalt, rääkisime kunstitehnilistest uuringutest, ja see oli ka minu stsenaarium, tõesti tuleb meelde. Aga need on ajad ammused. Nii, veel aegu ammuseid lastelaager näitusel Lõvist leevikesena koostöös Tallinna Loomaaiaga. See näitus muidugi oli siuke saatuslik, et see looma teema kunstis ei ole mind siiamaani maha jätnud ja see viis kokku Aleksander Sterniga tänu Mai Levinile, kes tunneb seda suurepärast südamearsti, kellel on imeline animalistika kogu ja seal ka need loomad, need pildid ise inspireerisid tohutult neid programme tegema ja koostööd Loomaaiaga ja Mati Kaal ja Aleksei Turovski ja kes meil seal kõik olid sellesse kaasatud. Mati Kaaluga ja Tallinna Loomaaiaga oli tegelikult vist juba algusaegadel head suhted. No muidugi, sellepärast, et Mati õde Olle Kruus töötas Adamson-Eeriku muuseumis, aga mina osalesin Mati kutsel Läänemere maade animalistliku skulptuuri festivalidel žüriitöös korduvalt. Nii et meil oli nagu see Eesti asi on, teate, kõik tunnevad kõiki ja minul seostub Mati Kaaluga ja meie muuseumiga see ilmselt sinult kuuldud lugu, kuidas Mati Kaal oli vaadanud meie maali Noa laevaminek ja nentinud rahulolevalt, et tema loomaaias on rohkem loomi. Ja teine lugu ka, et Mati Kaalult ma õppisin selle, et Akteon, kes muutub hirveks, ilmselt muutub lihtsalt metskitseks. Need sarved on väga tavalise metskitse omad, mitte mingid hirvesarved. Nii. Ja ka sellist keeleõpet muuseumis 10 aastat tagasi. See oli saksa keeleõpe. Jaa, siin pildi peal on Marju Kütt, kes on saksa filoloog. Ja seda programmi Hans Aase toetas Goethe instituut, aga mul on sellest programmist hästi palju pilte ja mis on väga tore, et selles programmis tegi kaasa Mihkel Kõrbe, kes on Kadrioru Saksa gümnaasiumi vilistlane ja on nüüd gümnaasiumi juht ja minu boss ja hea sõber. Nii et näed, kuidas see muuseum ikkagi nagu seob ja matchib. Marjut veel suuremalt. Ja need on pildid sinu enda pildipangast, et sellest sa oskad ka rohkem rääkida. Ja kui sa korra lähed tagasi, siis ma näitan, et tõesti, et kõik need mänguasjad, see karumüts on mul kodus siiamaani olemas. Ma mõnikord käin sellega kuskil karnevalil. Et kõik need asjad tulid enamasti kodust ja vaene perekond, abikaasa Juhan Kreem ja lapsed
on pidanud kogu aeg ka kaasa meisterdama. No ja kui mu tütrest saab butafoor, siis ma olen muidugi süüdistan sellest muuseumit. Ja, Nii, aga Merliht? Merliht, see oli imeline programm. See oli gümnaasiumile, see oli Kügelgenide näitusega seoses ja see oli tõeline näitemäng, kus iga õpilane sai siis teksti katke, pidi ära õppima, see teksti katke oli nummerdatud ja siis osalema niisugusest sundimatus vestlusest valgustusajastu kunsti ja filosoofia põhjal. Neil on kaelas, need poistel on niisugused valged sallid ja nad olid täielikud härrasmehed. Et ja loodan neid näha vilistlaste peol nüüd jaanuaris. Kadrioru Saksa gümnaasiumi poisid tulid, nii et ja tüdrukud muidugi ka. Nii, mõned pildid on veel. Krea. Noh, siin ma peaksin muidugi vaatama kaamera taha, kus on Kertu Männiste. Et see oli selline koostööprogramm kunsti roll eri aegadel. See on vist jõudnud otseselt riikliku, mitte vist, vaid kindlasti riikliku õppekavaga. Ühel hetkel me õppisime ära selle, et tuleb hoolikalt lugeda riikliku õppekava ja rõkk on niisugune salasõna, millega jõuab õpetajateni ja nende südamesse ja saab nad muuseumisse tuua. Et see oli väga kasulik oskus, mille me omandasime, et vaadata, et mida siis koolil nagu on vaja või kuidas me saame päriselt koostööd teha. Ja ma muidugi arvan siiamaani, et see on väga tähtis, et see, et me kohandame neid või et me teeme koostööd, et me saame aru, mis koolil on vaja ja mis muuseum suudab pakkuda, aga samas ka ise endaks jääda, mida ta suudab rohkem pakkuda, kui kool pakub. Et muuseumil tõesti on olemas ja kõik need varad, need riiklikud varad, mis tegelikult kuuluvad meie lastele ka. Ja Adeneumis ja Sinebrikovi muuseumis ühel hetkel külas käies mulle ei kõrva tookord see, kuidas nad alati igas programmis alguses rõhutasid seda, kuidas, kuna see on riiklik muuseum ja nemad on Soome riigi kodanikud, siis see kõik kuulub neile. Et see on natuke ja sama ma arvan, et see on väga tähtis õpetada noortele inimestele, kuhu maksud lähevad. Et ka just, et nad saaksid aru, et nemad tulevased maksumaksjad, et mis on need väärtused. Aga see, et kuhu maksud lähevad, on muidugi lihtne. Aga see, et miks nad lähevad, miks me peame neid väärtusi hoidma, miks need asjad on väärtuslikud, miks, eks. Et tegelikult see algab ikkagi sealt maast madalast. Et seda ei saa sundida peale. Nii, ja käega katsutavad kangelased, et kuna see oli kas kultuuridega seotud, siis ilmselt oli sul ka oluline osa selles. Noh, ikkagi kogu aeg ma tahaks öelda, et ma olen pigem olnud nagu õppija koos teistega ja et siin ka, et see näitus, mis oli Isabel Aaso, suuresti ju tegelikult selle kujundas ja kokku pani, need koopiate näitus ja see pimedate programm, mis me saime sul pakkuda ja kus meil käisid tõesti inimesed esinemas ja meid õpetamas siin muuseumis, kellel on endal see kogemus, see pime olemise kogemus, siis seal mul tuleb meelde üks koht, kus Raili Ilves oli ta nimi, kes oli olnud nägija, aga jäänud pimedaks haiguse tõttu, kuidas ta kirjeldas seda aamorit vibuga. Siin sealt paistab, sealt tagant paistab, see viib paistab. Et kuidas ta kirjeldas seda 25 minutit. Ja siis ja ta kirjeldas seda nii põhjalikult ja ma mõtlesin, et ma mitte kunagi enam nägijana ei proovigi enam midagi sellist teha, sest kuidas ma ei näe nägijana seda, mida näeb pime inimene. See oli ikkagi, ma mäletan, ta tegi seda peasaalis ja ma ikkagi nagu täiesti pisarad voolasid, ta tegi seda nii uskumatult hästi. Ja nii õpetlik oli. Nii et muuseum on ikka väga hea kool. Ilus kokkuvõte. See oli meie viimane pilt ja meie tund on läbi. Et kui nüüd publikumil on veel küsimusi. Ja võib-olla ma tahaks lõpuks öelda seda, et see võib-olla sai täna hästi niisugune enesekeskne. Et igaüks räägiks seda lugu võib teisiti.
kõik need inimesed, kes olid sellesse kasvamisse, sellesse protsessi kaasatud. Igaüks räägiks isemoodi. Et ma palun siis vabandust nende eest, et kui ma olin liiga isekas täna. Ei olnud.